peale väikest pausi oleme tagasi seisul 5-5. No mis tal valgust ei kuluta? Ma ei tea. Ma ei ole elektrik. Ma proovisin ja kirjutas. Siis ei ole. Pirn läbi. Sellepärast ongi teine. Mehed kurtsid päeva. Ma ei näe. Ma ütlesin, et jah, kui sul nii väike on, siis sa ei näe. Miks valgust? Ma mõtlesin, mida sa Oda, otsus on seal akel. jah. Seal peab midagi. Või seal on palju. Meestel on nii väike. Meist on nii väike, et me ei näe juba. See on peegli haigus, mul ei saa niimoodi rääkida. Peegli. Ja ainult peeglist niimoodi näeb. Ei, pirn vist on läbi. Ma vaatasin, jah, ma vaatasin. Eile ka vaatasin. Lutsi aju, aga ei lähe. Oi, Joku küsib. See mängib kolme koha peal edasi. Ja Andersen see mäng, kes ajaga, sinu vaja 13 saada ja pigem teise ootavad. Jah, sellega on väga mulle kui kunagi paistab aru, miks nii teha, aga aus väga hilja. Nii kaugelt sõita on. Siis küsitakse vastu, ma võtab palju, jah. Ida-Viru on sama kaugelt sõita, jah. No tegelikult aga nüüd ma olen sellega rahul, et jah, mida me hoiame kinni. Okei, kuna ei ole vaja mäng, on jah, lüüab nadi välja, kõik kuulid on peaaegu visatud, nadi välja jälle 5-5 on. Noh, ei, seda kirjutab, nadi on välja. 2 tundi on. Seda küll. Nüüd on pingelangus pisut korraga ja sa tead, ma arvan, seda paremini kui mina ikka. Ma olen siin korraga. Aga mina ütlen, et korraga seda ma ei näinud eile. Seitse 5 Kertu ja Tartule.
Bravo! Aga nii hea lugu, et natuke keerulisem on lüüa. Aimar küll ilmselt. Kertu läheb kasvatama. See on oht muidu oma maha tõmmata sealt. No kuule, karbis olid need kõik asjad nagu need. Oi, Kertul läks pisut pikaks, umbes 70 senti snadist. Almar läheb asetama. Mina tõstin selle välja, sest mul oli karpi vaja. Oi, oli juba tükk aega esimene, aga jooksis mööda umbes 60 senti snadist. Almar läheb teedama lisaasetuse, siis on Tartul 4 kuuli juba läinud ja Tõnise kuul on endiselt esimene. Jäänud on Aimari 2 kuuli ja ta läheb asetama. Mängu pikkus on umbes 8 meetrit. Aga läks pikaks umbes 35-40 senti snadist. Tartu viimane kuu. Ja läks pikaks. Merike läheb asetama. Ja 5 nadi. Üks õnnetu aseta. Ja 5 vastasele 3 peale.
kui mängis kadunud maid. Ma tõstsin lihtsalt välja, keegi oli siin ööd. Sõlgis Arvestades see puuliku suunad, järsku kuidagi maha ei või seda oona arvestada käest. Näib, tuleb jah. Jaa, okei, kõik on okei. võttis 2 tükki ilmselt maha. Meil on tugev. Bravo. Nüüd üks on, aga ausalt öeldes ma ei tea kumbale, kas Tartule või siis ja lööb Tõnise poole. Siis üks oli ja 1 punkti said. Seis on 6-7. Siis Merikese poolt vaadatuna. Snadi läks välja, et Tartu paneb Snadi. Ma vist tean, kui jääb. Palju tahad? Medalistid ootavad siia. Umbes 6,5-7 meetrit mäng. Snadist umbes 10 senti Snadi taga. Kaimar läheb lööma. Ja see on sellega, et kui sa oled üksinda, ainukene eestlane, lõi nii, et Snadi läks umbes 8,5 meetri peale ja Tõnise kuul läks kaasa, 45-50 senti. selles sul on hea närvi. Mul ei ole närvi. Mul on väga vaba nagu Kertu asetas Snadist umbes 10 senti Snadi taga. Mina sattusin need küll. Aga nüüd tegi imelise viske ja pani Snadi ja Kertu kuuli vahele oma kuuli, mis on umbes 5 senti Snadist. Ma olen rääkinud lastele oma kogemusest.
räägid, viisakalt räägid. Ei ole mitte kõik hakkama vahetama. Saate aru, selline peale, selline juhtumine. Sa ei kujuta, see jäi umbes 60 senti snadist vasakule. aga vete kõlbus ainuke. Tartul on veel 3 kuuli, teist vastastel 4 kuuli. juba naljakas, aga tegelikult ei ole naljakas. Valmari asetus jäi väga lühikeseks, umbes meeter. Aimar läheb ilmselt snadi lööma. Ei ole, läheb peale asetama. Aga jooksis vasakule 20 meetrit. Finaal on juba läbi. Finaal lõppes tulemusega 13-0 ja Eesti meistriteks tulid Katri Aavekukk, Veiko Proos ja Margus Bergmann. Nii et finaali ülekanne on juba lõppenud. See ei ole võimalik. Ei hakka valetama. Henri lõi oma kuuli ja lõi vastase tagant ära. Meil on 1 punkt peal. Mina mõtlen alati oma selle sõjane kõigi see asi. Tähemalt noor. Võib-olla mul on vale arvamus. Merikeselt asetus. Nüüd on 2 punkti. Ilmselt on 2 punkti peal. Kui sa oled kuskil pekkis ainult Eesti. See on oma. 3 on peal hoopis. Henri kuul jäi ilmselt. See jäi kätte kinni. Henril on veel 1 kuul käes. Oma autost ikka võtame. Said 3 punkti, seis on 9-7 Merikesele. Kastist tuleb jumal vee juga. Lopetan ära. Ja loomulikult
veel parem ei hakka. Sellised asjad. Saba. Mängu pikkus on ligi 10 meetrit ja umbes 9,5 meetrit lugesin Valmari samme ja Tõnise kuul on umbes 1,30 m, 1,40 stundis. Kertu kuul ilmselt tuli ära, et siit ma näitan siis. Erike pani siis nagu näha umbes 15 senti snadist. Kes võitis pärjad? Võitis? Okei, väga hea. Alcaraz võitis, jah? Oli tasavägine? Oi, kukkus täpselt kuuli taha. Alcaraz võitis 5, Alcaraz võitis 2. Jah, aga 2 viimast. 3-2 võitis, aga 2 viimast oli juba 6-2. Tartu 4. kuul. Vaimar proovib uuesti lüüa. Ja seekord kukkus Nadi kõrvale. Oli see? Jah, kukkus jah, sillas Nadi kõrvale, hüppas üle. Agada. 1, 2. Ei, vabandan, Tõnise kuul oli esimene, ehk Tartul on veel 3 kuuli, Kertul 1 ja Valmaril 2 kuuli. Ainult natukene, hea kuulen, nädal võib tulla välja. Oi. Kertu sõitis Tõnise kuuli otsa ja vastastel on praegult 2 peal. Jäänud on 2 Valmari kuuli. Nüüd tuleb ilusasti sõnast ja tuleb ta vaid.
lähevad snadi lööma. ma arvan, et 10-8 meile. Läks praegu. 9-7. Nüüd on jäänud Valmaril 1 kuul ja hetkel on vastasel 2 kuuli peal. Et mida ma tegin ilmselt sellest aru. Vastasel on 2 peal või nüüd siis Merikese tiimil on 2 punkti peal ja 2 kuuli 4 on vaja sisse asetada ja 3. koht ära võtta. me mängisime teises voorus kolmandas, Ja kindel esimene 3 kuulist 1 veel sisse ja ka 3. koht on siis välja antud. kas see on kohtunik? see on iga Ja Tõnis tahtis ikkagi, Ei ole. Jah, nüüd läks see. snadi läks ju edasi. Ja 3 on peal, ilmselt. Snadi liikus ja Valmari tagumine kuul tuli praegu 3. Tõnis tahtis ikka esimene olla. Jah, sisemine konkurents on nii Jah. Ei veel 1 ja viimane kuul. Me hakkame 1 punkti tulema. See tead. üle eest ja taga. 20 on. See pikk maa on. On. Seal ees on väga oi lala. Ja meil on selgunud ka siis 3. koha võitjad. Need on siis Merike, Tõnis ja Henri. Ja Tartule siis Kertu, Valmar ja Aimar seekord 4. Palju õnne ja võistluspäev sai läbi.